õnnistatud pühapäeva. Kes täna kirikus käis, sai võib-olla kuulda ühte tähendamissõna, kus Jeesus võrdleb rahvaste kohtust viimsel päeval sellega, kuidas karjane eraldab lambad sikkudest, mis tuleb aeg-ajalt teha, kui nad on samal karjamaal. Selles tähendamissõnas siis on nii, et ühel küljel paneb siis see karjana või siis kuningas need, kes on teda teeninud, kes läbi selle, et nad on aitanud vaeseid, näljaseid, et nad on külastanud neid, kes oli vangis või haiglas või haiged. Need kutsutakse taevariiki, aga need teised, keda siis võrreldakse sikkudega, sikud natukene kangekaelsed loomad, kes ei kuule eriti oma karjase häält, kuigi sikud on muidu Jumala poolt loodud ja kõik väga, väga toredad loomad. Aga neid võrreldakse siis nendega, keda pannakse kuninga teisele küljele, vasakule küljele, kes viimsel päeval lähevad hoopis kaduma, läheb saatanile. Siis nemad küsivad, keda võrreldakse selle kitsega, et millal me siis nägime sind ja ei teeninud sind, millal me nägime sind näljasena ja ei toitnud sind, millal me nägime sind haigena või vangis ja ei külastanud sind. Ja Jeesus vastab, et seda, mis te ei teinud nende pisikutele vendadele, seda te ka ei teinud minule. Päris tõsine võrdlus, päris tõsine tähendamissõna. Ja huvitav on see, et need, keda võrreldakse siin selles loos sikkudega, nad otseselt midagi halba ei teinud, aga nad jätsid tegemata head. Seda head, mis nad olid suutelised teha, jätsid tegemata. Ja niimoodi võib mõelda ka meie enda elu peale, et Jumal ootab meist, et me hoolitseme inimeste eest. Mitte ainult, et me ise loobume kurjast, vaid et me midagi head teeme, kui me aitame need kõige vaeseid, nõrkimaid inimesi, need, keda kõrvaldatakse ühiskonnas, kel on raske elu. Kui me neid aitame, näeme, siis tegelikult teenime Kristust ise. Seda teksti võib kuulda vähemalt kahel viisil. Võib kuulda seda kui hirmutav lugu kohtupäevast, aga võib ka kuulda seda, nagu enamasti esimesed kristlased ilmselt tegid, kui evangeelium, kui lootus selles, et üks päev siis valitseb õiglus. Üks päev siis Jumal teeb kõik korda ja meie ei pea, see on evangeelium selles tähendamissõnas, meie ise ei pea olema neid, kes teevad kättemaksu, kui keegi teeb meie vastu kurja, vaid meie ülesanne kristlasena on teha Jumala head tööd, kantud Jumala ja juhitud Jumala pühast vaimust, anda maailmale armastust, rahu, kas või ka prohvetlikku sõnumit, kui vaja. Ja siis on Jumala ülesanne mõista kohut maailma ja maailma inimeste üle, kui vaja ka kättemaksu tegema. See on Jumala asi, kas ta tahab seda teha või mitte. Täna jutustasin ka ühte väikest lugu, mis on pannud kirja kirjutaja Lev Tolstoi ühest kingsepast, kes elab keldi korrusel ühes väikses korteris ja sealt ta näeb läbi akna inimeste jalgu, kui nad tänaval mööda lähevad.
ta naine ja lapsed on kõik surnud ja aga ta on hakanud lugema naise vana piiblit Jeesusest ja sealt ta loeb ka sellest Jeesusest, kes käis ümberringi Galileas ja kõik head, mis ta tegi, kõik head, mis ta ütles. Ja ta mõtleb endamisi nii, et kui ma oleksin temaga kohtunud, kui ta oleks siia tulnud, siis ta oleks mulle õppinud kõike head, mis ma peaksin tegema. Kui ta läheb magama selle öösse, siis ta kuuleb nagu häält, mis ütleb, et homme ma tulen sinu juurde. Järgmine päev, siis ta mõtleb, et see oli vaid unenägu. Aga tema avastab päris varsti aknast väljaspool üks vana, väga külm ilmselt mees, kes seal külmetab ja see Papa Pano kutsub teda sinna sisse, et sooja saada. Ta jagab temaga seda natukene leiba, mis tal on ja teed. Ja ta läheb rõõmsana sealt pärast välja. Pärast ta näeb aknast välja ühte väikest last, kes väga nutab. Ta näeb, et lapse kingad on aukudes täis. Ilmselt nutab sellepärast, et ta on külm. Ta on seal koos oma emaga, ta kutsub neid sisse. See naine räägib, et lapsi isa on sõdur, keda saadeti eemale ja neil pole raha riiete jaoks või söögi jaoks. Aga Papa Pano annab neile midagi süüa, ta annab neile sooja teed. Siis ta läheb oma kappi, kus tal on üks sall, mis oli tema naisest tegelikult tema jaoks väga armas eseme, aga ta annab seda sellele naisele, et ta nii külm ei oleks. Siis ta läheb teise kappi, leiab ilusad punased kingad, mis oli tegelikult tema enda poja omad kunagi. Need esemed on talle väga armsad, aga ta annab neid kingad siis sellele lapsele, et ta ei külmetaks jalgade peal. Siis ka nemad lähevad ära ja siis nii pidi see päev jätkub. Õhtul võtab ta jälle oma piiblit ette ja hakkab lugema Jeesusest Galileas ja ta mõtleb endamisi veel kord, et kui ma oleksin ainult temaga kohtunud, siis oleks ta õppinud mulle täpselt, mida head tuleb teha siin maailmas. Siis kostab häält, mis ütleb, ma käisin sinu juures täna, Papa Panov. Mul oli kõht tühi ja sa jagasid seda väikest, mis sul oli minuga. Ma külmetasin ja sina tegid mind soojaks oma riiete ja armasusega. Mida sa tegid nende vastu, seda sa tegid ka minu vastu. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laske oma paale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstke oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.